Tere tulemast! Vaatame ja kuulama Lifekeskuse podcasti juba 5. episoodi. Minu nimi on Kristo ja me jätkame meie mini-podcasti episoodidega ja täna minuga elu sügavuti uuriv ja elava loomuga Veronika Allas. Tere Kristo! Räägime Veronikaga tema kogemustest biofeedback teraapiaga. Kuidas ta selleni jõudis ja kuidas ta inimesi igapäevaselt toetab. Tere tulemast, Veronika! Tere, Kristo! Meil on sinuga olnud nüüdseks juba erinevad rollid. Algselt olin ma su klient. Tõsi. Sain esimese kogemuse sinu kaudu kätte. Ja tänaseks oleme juba kolleegid 3 aastat. Nii on. Enne kui lähme siis selle terapeudi rolli sügavuti, ma küsiksin su käest kõigepealt seda, et mis sa enne seda tegid karjäärialaselt? Tehniliselt see on siis mul äkki 5. töökoht. Vahetult enne Lifekeskusega liitumist ma olin 9 aastat pangas ja ma olin pangas partnersuhete juht. Enne seda olin ma prügifirmas müügi peal. Nii et tegelikult ma olen enne nagu Lifekeskust 12 aastat tegelenud põhimõtteliselt müügiga. See sorav keel? Kas just sorav, aga saab hakkama. Ja, et väga suur nagu tegelikult hüpe ühest äärmusest teise. Aga tegelikult ega see müügitöö väga nagu erinev ei ole. Et kui ma seal pangas olin, et siis minu igapäeva töö ju hõlmas seda, et pidin leidma endale uusi koostööpartnereid ja haldama olemasolevaid. Mis tähendab seda, et jah, teed pakkumise, saadad meili teel ära, aga see päris diili lukkulöömine ikkagi käib siis face to face laua taga ja siis tegelikult ka seal lõpuks mängis rolli see, et kas inimeste DNA klapib või ei klapi. Et tegelikult ärimaailmas tehakse nagu diilid kõik 4 seina vahel inimeste vahel, mitte see, et kes parema hinna teeb. Et seda ma 9 aastast viljelesin ennem, kui ma siis 2020, mis ta siis oli, 2021 detsembris otsustasin ise vabatahtlikult lahkuda ja siis ma võtsin pausi, et siis ma tegelikult pool aastat kõigutasin jalga. Mõtlesin, et mis ja kus ja kuidas. Okei. Just. Aga kuidas sa siis biofeedbackini jõudsid? Ja, et sellega on selles mõttes omaette huvitav, minu enda jaoks huvitav lugu. Ma ei tea, kas see kuulajate jaoks on, aga minu enda jaoks huvitav, et sellise, kuidas ma siis ütlen, sellise külgetõmbeseaduse ja selle vaimse maailmaga ma tegelikult tutvusin aastal 2012, kui üks sõbranna andis mulle sellise veel, kui keegi mäletab, olid CD-d, millel et täna neid enam ei ole, aga CD peal oli see film The Secret, saladuse film. Ja siis ma olin ka täpselt niimoodi, et ma vaatasin seda filmi ja mõtlesin, et nii äge, istu, soovi ja tuleb. Seda ma uskusin päris mitu aastat järjest, aga juhtus see, et ei tulnud. Ei tulnud seda, mida ma soovisin, ei tulnud seda, mida ma tahtsin. Ja siis ma 2018 ühel suvisel päeval, kui ma olin päris keerulises kohas oma elus, kuulsin sellisest asjast nagu Holistika Instituut. Ja ma saatsin Holistika Instituuti taotluse ja kuidagi moodi tegelikult oli registreerujaid rohkem kui kohti, aga kuidagi moodi mind sinna vastu võeti. Mis põhjustel pole udurna aimugi. Ja sealt tegelikult see teekond mul pihta hakkas, et ma kõigepealt läbisin Holistika Instituudis aasta iseendale. Ja kui me siis peale koroona keskel siis selle esimese etapi lõpetasime novembrikuus, siis ma põhimõtteliselt teadsin nagu raudpolt kindlalt, et minust saab terapeut. Ja ma tegelikult siis andsin kohe ka taotluse sisse terapeudiõppesse ja seda ma ka tegelikult alustasin. Et ma olen läbinud Holistika Instituudi terapeudi esimese aasta õpet. Ehk siis see kuidagi tundus mulle nagu nii õige. Ja siis ma olin koolis
ja üks kursakaaslane lihtsalt mainis, et kuule, ma käisin nii ägedas kohas, vaata, mingi live keskus on kuskil, vaata, onju. Ja ma olin just ju töötu, pangast ära tulnud, ma olin töötu ja siis ma mõtlesin, et miks mitte. Kuna ma olen ise enda koha pealt, ma ei tea, ma tunnen, et ma olen selline, kuidas siis öelda, enesearengu junkie või? Et on vähe võib-olla tehnikaid, mida ma ei ole proovinud või mida ma ei ole uudistanud või mida ma ei ole tahtnud proovida, et mul tundus, et nii äge, et lähme proovime. Ja põhimõtteliselt kohe varsti siis paari päeva pärast saab täpselt 4 aastat, kui ma esimest korda live keskuse uksed sisse astusin. Ja oma esimest siis kogemus siis selles mõttes MER-biofeedback teraapiaga nagu kogesin. Ja kuidas ma üldse nagu siia nagu ettevõttesse kuidagi nagu sain nagu selles mõttes oli siis see, et kui ma esimesel teraapiaseansil osalesin, siis sama päeva hommikul oli live keskus saatnud välja uudiskirja, kus nad hakkavad otsima Tartusse terapeuti. Ja kuna ma olen Lõuna-Eestis, siis ma mõtlesin peas, et töötama olin, mõtlesin, et okei, et äkki on võimalik nagu Tartus töötada, siis kodus käia, Tallinnas käia, et äkki suudab nagu matchida, onju. Ja ma ei tea, mingi ajendil ma küsisin tolleaegse oma terapeudi käest, et nii äge, et te otsite Tartusse terapeuti ja siis ta niimoodi moka otsast niimoodi ütles, et aga tegelikult ma otsime Tallinnasse ka, vaata. Okay. Ja sealt kuidagi see tegelikult nagu pall veerema läks. Aga jaa, selles mõttes, et täpselt 4 aastat tagasi ma esimest korda siia sattusin. Lahe, siis sul on varsti ju siuke tähtpäev. Jah, just. Okei. Sa oled erinevaid teraapiaid siis proovinud. Isegi mitte teraapiaid, erinevaid metoodikaid, katsetanud, siin tulebki see elu sügavalt uuriv. Et kõike tuleb hästi põhjalikult võtta, see on täiesti väga hea iseenesest, onju. Aga mis sind just selle teraapia puhul, MER-biofeedback teraapia puhul kõnetab või mis see sinu jaoks on? No, kui ma võtan kõik teised nagu teraapialiigid, mida ma nagu proovin nagu olen, et siis küll on see holistiline regressiooniteraapia. Siis ma olen hunnikus teinud hingamispraktikaid. Ma olen hunnikus konstellatsiooni teinud. Ma olen kehatööd teinud. Ütleme niimoodi, ma olen koputamistehnikat teinud. Ma olen treed proovinud. Ütleme niimoodi, et ma olen psühholoogi juures käinud. Et ma olen selles mõttes, et proovinud väga paljusid asju. Tänaseks hetkeks, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis mul on olnud kuidagi moodi nagu alati see tunne, et kuskil on midagi veel. Mm-hmm. Ja millegipärast mul on olnud nagu väga pikalt, võib-olla viimastel aegadel vähem, võib-olla ma olen natuke targemaks saanud, et mul on olnud väga pikalt see tunnetus, et elu keskel peaks justkui olema finišijoon, mida ületada. Ja mind drive'is see, et seal peab olema midagi veel, et ma selle finišijoone ületaksin. Täna ma saan aru, et seda finišijoont ei ole. Aga mingi hetk mul oli täpselt see, et seal peab olema midagi, mis mu sees midagi muudab, mis mu seisukorda ja olemist muudab. Ja see on võib-olla see, miks nagu live keskus ja MER-biofeedback ning väga palju nagu kõnetas, et mulle meeldib mõelda seda, et ma päriselt usun ka seda, et me oleme kõik perfektsed. Kui me vaatame seda väikest beebit, kes sünnib, meil ei ole mitte ühtegi ettekirjutust talle, meil ei ole mitte kunagi mitte ühtegi etteheidet talle. Ometigi elu jooksul me omandame piirid, me omandame tõkked, me omandame mingi kasti, kus me üritame siis elu jooksul välja tulla. Ja mulle meeldib see mõte, et live keskus on ja MER-biofeedback on üks tehnikatest, mis aitab nagu nendel nagu müüridel ja piiridel ja takistusel nagu langeda, et me nagu jõuaksime iga sammuga nagu iseendale rohkem lähemale ja et me suudaksime nagu jõuda sellele tundele lähedale, et
me oleme täpselt perfektsed ka nüüd ja praegu, mis siis, et elu on meid natukene teistmoodi nagu vorminud. Ja vot see on see, mis mulle meeldib, et ja kõikide teiste teraapia liikidega on sama, et sa jõuad nagu, on see rännakus on ju, kus sa lähed mingit täitsa nagu traumat mööda sinna algpunkti ja sa saad selle kätte, sa lahendad ära, sul tekib see rahulolu tunne, on ju, mis ongi see eesmärk, on ju, et siis mulle meeldib see, et biofeedbackiga sa saad kuidagi nagu selle laiema spektri ja sa saad nagu ühe teema kontekstis nagu nii mitu eri nurka maha nagu lihvida, et kogeda seda nagu suuremat sisemist rahulolu. Et see on see mõte, mis mul on, et kuidagi, sest me kõik oleme perfektsed, mitte keegi ei ole nagu vähem olulisem kui teine, lihtsalt on see, et see, mis meid elus nagu vorminud on, võib-olla nagu loob liiga palju takistusi meile seda nagu tunnetamast või kogemast. Loob meile teatud mingisuguse kasti või piirid ette ja siis me justkui jääme selle kasti sisse toimetama, kui just ei ole seda huvi või sisemist tunnetust, nüüd tahaks teada, kas ma saaksin seda piiri nihutada või mis seal piiri taga on. Milline on olnud siis selle teraapia puhul su enda jaoks kõige suurim avastus? Jah, neid avastusi minu arust tuleb igapäevaselt, on ju, sest me ju teeme üksteisele igakuiselt teraapiat, on ju, ja siis vahest vaatad ise ka neid teraapia tulemusi, mõtled, et ahah, täna on siis lood nii. Et ma arvan, et kõige suurem avastus tuligi üks suurimatest avastustes oli 3 esimese teraapiaga, kus ma tegelikult tagantjärgi sain teada, mida siis toonane minu terapeut Üllele Angeelikale siis tegelikult minu kohta infona edasi andis ja minu kõige suurem esmane nagu kuidagi piir või takistus või see liivakast, kus ma siis mängisin, oli tundetus, apaatsus. Ja ma olen seda nüüd igatepidi uudistanud ja vaadanud ja mõtestanud ja see apaatsus tuli sellest, et ma olen vähitahtujust, mis tähendab seda, et ma olen tohutult emotsionaalne. 0-100 sekundiga tunne ei ole probleemi. See elava loomuga. Ilmselgelt. Aga selleks, et mu füüsiline keha terveks jääks, siis ma pidin, või mitte ma ise teadlikult või tahtlikult, vaid minu keha pidi tekitama mingisuguse vahekihi, et ma siis tuleksin toime selle igapäevaeluga. Ehk siis ühtepidi, apaatsus ja tundetus oli see, mis mind kõige enam on nagu üllatanud, et see tuli ka siit nagu tulemustest välja. Et ma siiamaani, kui ma vahest harva ise endale teraapiat teen, et siis ma tean, et me klientidele ei tee seda väga kergekäeliselt, sest me teame, et me võime natukene nad liiga palju korraga tundma panna, mis tähendab võib-olla nagu väga potentsiaalselt tervenemise kriisi, on ju. Siis ma enda puhul selles mõttes mitte millegagi tagasi hoia, et ma tean, et meil on neid 11 sagedust, millega me saame seda apaatsust ja tundetust nagu maha võtta, et kui ma ise endale teraapiat teen, siis ma võtan kõik, et selles mõttes, et see mentaliteet, et kõik või mitte midagi, et siis ma nagu olen ennast päris palju nagu kiusanud heas mõttes sellega. Ja teine võib-olla suurim avastus oli see, mida ma iseenesest tegelikult ei arvanud, et minu sees on, et aga millalgi, kui Ülle hakkas mulle teraapiaid tegema, et siis tuli see paindumatus ja jäikus, et ma ise arvasin muidu, et ma olen hästi selline nagu paindlik, jah, või selline nagu kõikide jaoks nagu olemas, on ju. Aga tegelikult see sisemine paindumatus, mis mul oli ikkagi päris suur, et nüüd seda on nagu päris pikka aega nagu saanud nagu timmida. Need on sellised nagu põhiasjad, mis mul praegu hetkel meelde tulid. Okei. Kuidas sa praegust tunned selle tundetusega, apaatsusega? Selles mõttes läheb iga päevaga järjest ägedamaks, et
mida see tundetus ise, ma võib-olla räägin nüüd, mida see tundetus, kuna ma olen seda hästi palju ise nagu uudistanud enda baasilt ja klientide baasilt ja üleüldse inimeste baasilt, et see tundetus, mis ta iseenesest on see, et kui tänases maailmas arstid kirjutavad siis antidepressante inimestele, ehk siis mida teeb antidepressant on siis, et ta tekitab inimesed sellise keskmise nivoo, ehk siis inimene ei tunne enam neid madalaid tundeid, aga samas ta ei tunne ka kõrgeid häid tundeid, siis tegelikult see tundetus on füüsilise keha oskus teha sedasama. Ehk siis tõmbab kõik nagu vaikseisundisse, nagu selles mõttes on. Ja nüüd, kui ma siis olen iseenda puhul seda aastate jooksul sellega nagu tegelenud, siis ma kindlasti olen kordades rohkem kontaktis oma tunnetega, et kui vaja, siis ma vihastan, kui vaja, siis ma nutan, kui vaja, siis ma rõõmustan ja kindlasti ma tunnen rohkem rõõmu, armastust või sisemist rahulolu rohkem kui kunagi varem, et selles mõttes nii et sellest on täiesti võimalik, sellest tundetusest on täiesti võimalik tulla läbi ilma ühegi medikamendita, et sest mina ei ole nagu elu jooksul, ma ei tea, mis asi on antidepressant, ma ei tea, mis on rahusti, ma ei tea, mis on Balderian või miskit, et tegelikult on võimalik sellest nagu läbi tulla ja selle koha pealt olen ma väga rõõmus, et ma olen siia jõudnud. Ja see on ka avanud sulle seda, et ei ole seda kartust tunda neid tundeid, just, mis parasjagu üles tuleb. Absoluutselt, et pigem on see, et kuna teooria ütleb seda ja tegelikult me teame ise praktikast ka, et selline aktiivne tunne põleb läbi inimese sees tegelikult 1,5 minutiga. Ehk siis, kui me võtame näiteks pettumuse tunne ja kui sa saad aru, et see on pettumuse tunne ja sa ei ürita teda kuhugile maha suruda või seda nagu ilusamaks tegema hakata, siis lihtsalt võttes ta kätte, lubada seda tunda, siis ta põleb läbi 1,5 minutiga. Kui me ta maha surume, siis ta jääb väga pikaks ajaks meie füüsilisse kehasse kui ka alateadvusesse. Nii et selles mõttes, et lubades endal nagu vahest nutta, vahest olla kurb, aga samas nagu olla rõõmus seal, kus on põhjus rõõmus olla ja armastada seal, kus on võimalus armastada, siis kindlasti nagu nende tunnete tundmine on andnud palju värve minu ellu juurde. Kuidas sa oled selleni selles mõttes jõudnud ka, et lubad endal tundet, et ma saan, et keha mingil hetkel, kui oleme harjunud ka selle näiteks tundetuse või apaatsusega, ei luba neid tundeid tunda. Nüüd aja jooksul sa oled tegelikult vaikselt need lasknud tunda, sa võtad nüüd selle nii-öelda ka auga vastu, koged läbi, et kuidas sa selleni oled jõudnud? Või kas on mingisuguseid nii-öelda siis, kas ka läbi selle biofeedbacki või kõigi läbi nende teraapiate või on mingid muid veel ideid, mõtteid? Suures pildis tegelikult miks ma võib-olla seda ristiretke nagu ette hakkasin võtma, on ju see, et tagantjärgi ma võisin öelda, et ma olin circa üle 10 aasta väga sügavas depressioonis. Ja kui sa oled nagu namb, tundetu, siis tegelikult elus ei paku enam mitte miski rõõmu. Ja kui mitte miski enam nagu rõõmu ei paku, siis what's the point? Ja see on võib-olla see põhjus olnud, et ega ma tegelikult suures pildis ei teadnud enne Lifekeskusesse tulekut, et ma olin depressioonis. Sest nüüd see elukvaliteet on lihtsalt nagu kordades teistsugusem, et tagantjärgi ma saan öelda, kus ma omadega olin, et selles mõttes ei tahtnud teha midagi, ei tahtnud nagu kogeda midagi, aga samas mingi kuidagi elu suhtes oli ikkagi selline nagu, ma ei tea, ebaõigluse tunne, et miks ma olen selline ja teised on teistsugused. Ja selles mõttes, et
ja kui ma mõtlen selle peale, et ma nagu seal depressioonis nagu olin, on ju, et siis tegelikult sealt nagu kasvas ka välja teatud viisil minu jaoks nagu teatud sõltuvus nagu selles mõttes on ju, et kuidagi seal nagu tundetus olekus veel midagi tunda, siis kerkis, kasvas välja ka sõltuvus on ju, nii et selles mõttes seal kohas olles ei saanud aru, et ma seal olen, täna tagantjärgi ma saan aru, et miks seda ristiretke oli vaja ette võtta või et miks ma soovisin teistmoodi elada, sest seal kohas olla oli nagu päris kurb ja üksildane. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Sa vastasid selles, et kuidas sa jõudsid selleni? Jah, just. Ja ma saan aru, et tegelikult läbi nende erinevate teraapiate, erinevate metoodikate oled sa tegelikult kasvatanud endal seda julgust, et siis tunda neid tundeid ja mõistnud siis seda, et ei ole ka head ilma halvata. Absoluutselt. Et ütleme niimoodi, et kui ma seal depressioonis olin, siis need mustad päevad, need olid ikkagi sellised pikad. Need olid nagu kaua kestvad, need olid selline, et ma võisin nagu ära kaduda kuudeks, nagu pooleks aastaks niimoodi, et ma ei suhelnud kellegiga, ma nagu tegin oma tööd, väljastpoolt kõikidele tundus, et kõik on maru hästi nagu selles mõttes, aga tegelikult ma olin kuskil omas kookonis nagu selles mõttes. Siis tänaseks, kuhu ma nagu jõudnud olen, on see, et mulle meeldib mõelda, et see on nagu nii nagu südamelöögid on ju, et süda lööb ka niimoodi üles-alla, üles-alla on ju. Ehk siis süda peab ka korra nagu puhkama selleks, et siis seda verd jälle kehasse nagu laiali viia, on ju. Ehk siis ma ei jõudnud sinna, et meie igapäevaelu on täpselt samamoodi. Ehk siis meil on nagu tõusud ja meil on mõõnad. Nüüd on küsimus see, et kui kauaks me sinna nagu niinimetatud mõõna nagu jääme, on ju, ja kui kiiresti me sealt välja tuleme. Et mida ma olen õppinud on see, et mul on need mõõnaperioodid on nüüd nagu jäänud ülilühikeseks. Et vahest on niimoodi, et ma tulen välja sealt 2 päevaga, vahest tulen ma välja sealt nädala ajaga, aga ma tean, et ma tulen sealt välja, et ma ei jää enam kuudeks sinna istuma, vaid see käibki nii nagu süda, nagu selles mõttes, sest see on normaalne. Sest kui elu oleks selline, siis mida süda teeb, kui nagu ekraani tuleb selline nagu joon, on ju? Just, et süda ei liigu, on ju, samamoodi on inimesega. Et küsimus on see, et kui me seal mõõnaperioodis oleme, miks me seal oleme, kuidas sealt välja tulla ja kui me selle õpime selgeks, et see on kõik meie enda käte, siis me tegelikult tuleme üsna kiiresti sealt ülesse. Ja võt see on see koht, kuhu ma nagu jõudnud olen. No jah. Nüüd sa vastasid. Aga palun. Väga hästi. Tuleme korraks su terapeudi rolli, et sa oled nüüd endaga tööd teinud. Oled ka ise näinud seda muutust, on ju, selle MER-biofeedbackiga. Su igapäevatöö on nüüd toetada inimesi, kes tunnevad, et nad siis soovivad toetust või soovivad mingit järgmist perspektiivi või mingisugust muutust oma ellu, on ju. Kuidas sa nüüd näed oma klientidel neid muutusi? Just selle nii-öelda siis MER-biofeedback teraapiaga. Sa võid jagada, et kuidas nad näiteks on jõudnud või mis on nende mureks olnud ja kuidas nad on peegeldanud sulle seda tagasi? Tegelikult me saame ju igapäevaselt nagu väga ägedat tagasisidet, on ju, et isegi peale esimest seanssi klient tuleb, ütleb, vaata kui äge, et ma läksin koju ja mul enam ei ole mõtteid peas, on ju, et just on ju, et kuidas on võimalik, et ma ei mõtle, on ju, et vahest lähevad inimesed ärevusse sellepärast, et nad ei mõtle enam, on ju. Või siis on see, et kui me ülitundlikkuse sagedusi väga tihti peale nagu inimestel tasakaalustame, et siis nad ei ole enam nagu
niivõrd palju nagu ninapidi juures, et kuidas naabri Malle kallal läheb, vaata, on ju, et millega ta nagu tegeleb, vaid ta nagu tõmbab oma fookus oma elu peale, on ju, et eks siis tal jääb ressurssi enda peale ja sellest tekib tegelikult sisemine rahulolu, on ju, et noh, neid lugusid me kuuleme tegelikult igapäevaselt nagu väga-väga palju, on ju. Ja vahest isegi imestad, et nii äge, seda kogesidki või, et vahest on endal ka nagu raske uskuda, on ju, et aga tegelikult need kliendid, kes on nagu pikaajaliselt käinud või on võtnud sellise nagu mingi teatud ajaks nagu selle missiooni iseendaga nagu kohtumiseks või iseenda tundma õppimiseks, on ju, et siis see on ikka imetlusväärne, et üks teismeline tüdruk tuli depressiooniga 3 aastat tagasi, noh nüüd ta käib mul niimoodi võib-olla aastas korra, on ju, et aga ta käis esimesed 9 kuud iga kuu. Ja kui ta esimesed 3 korda oli niimoodi, et ta istus mul tugitoolis ja ta ei vaatanud mulle otsa, ta ei tahtnud minuga rääkida. Esimene kord üldse emaga koos tulles vaatas mulle täpselt sellise nagu otsa, et kurat, et kes sa oled ja mida sa tahad must vaata, on ju. Magas terve aeg nagu põhimõtteliselt. Siis täna ta tuleb, siis ta oli veel niimoodi, et ta oli hästi tugeva nagu paksu meigikihi all, on ju, et ta oli nagu selline natukene väljendas oma seda mingit isiksust läbi sellise hästi ekstravagantse nagu välimusega. Siis nüüd, kui ta käib niimoodi aastas korra, siis tuleb, istub, jutustab, muudkui muliseb nagu selles mõttes, mida ta vahepeal teinud on, kus ta käinud on, kellega kokku saanud on ju. Et mis tal need eluplaanid on ju. Ja kui ta tuleb, siis ta tulebki sellepärast, et ta on jälle oma mõtetega kuskile nagu ummikusse jooksnud on ju, et siis ta teab, et siit saab natukene jälle seda selgust juurde on ju, siis ta toimetab edasi on ju. Et see on nagu mega äge, et vaadata, kuidas näiteks just need teismelised lõpuks mingi hetk võtavad selle vastutuse enda peale, nad saavad aru, et oh my god, mul on võimalik oma elu elada. Et mul on neid teismelisi kliente olnud, kellest nagu vaatad imetlusega, et kui nad esimene kord sisse tulid, neil oli see, et nad ei taha midagi teha, nad ei taha kuhugile minna, neil ei ole nagu visiooni oma elu osas. Ja siis nüüd tulevad nagu mõne aja pärast ütlevad, ma teen seda, ma olen seal, ma olen nii. Ja siis mõtled ise istud, mõtled, et oh my god, ma oleks tahtnud ka noorena selline olla. Et selles mõttes, et see tõmbab nagu sisimas nagu selle kuidagi härduse nagu hinge, et seda on nagu äge kogeda. On ka keerulisemate teemadega tulnud, et jällegi üks väga põnev teema oli see, et mul üks noormees käis, tema käis aasta aega esimese raksuga järjest. Ja nüüd ta käib ka samamoodi, et ma nägin teda viimati detsembris ja siis ma vahepeal ei olnud teda aasta 3 kuud näinud, on ju. Ja tema käis aasta aega ja kui ta 4. seansile tuli, pöördus meie poole ärevusega, aga 4. seansil me otsustasime, et me puhastame ära tema kogu vihafooni. Ehk siis tasakaalustasime kogu kõik erinevate vihatasandite nagu punktide, mille tulemusena ta päevapealt lõpetas kanepi tarvitamise. Ja see on esimene asi, mida ta alati nüüd ütleb mulle, kui ta üle pika aja tuleb, ütleb, Prants, ma jätkuvalt ei tee kanepit. Et tegelikult seal taga ei olnud ju mitte midagi muud kui viha vanemate vastu. Ja siis sa mõtled selle peale, et okei, et see on võimalik. Et see ei tähenda seda, et siin lihtsalt mainin ära, et see ei tähenda seda, et me oleme raviasutus, aga lihtsalt mõningad nagu inimesed saavad selle koha pealt nagu lihtsalt nagu võivad saada sellist abi, kus tegelikult mingisugused sõltuvused tegelikult kukuvad maha või neid ei ole vaja enam kaasas kanda, sest emotsionaalne seis saab päris sellisesse adekvaatsesse kohta, kus inimene tuleb oma tunnetega toime teistmoodi. Eks see tugev viha, mis oli alla surutud, see tekitas ärevust, on ju. Ei lubanud seda vihal ka nagu otseselt tunda ja see tegelikult see kanepi tarvitamine oli see, mis tegelikult nii-öelda rahustas või siis ka tekitas seda tunnetust või noh. Just. Surus alla, on ju. Surus alla, jaa, et selles mõttes, et
ja peale seda siiamaani nagu selles mõttes, et ta on nii palju nagu muutnud oma elu, et ta on endale kodu ostnud, ta on nagu selles mõttes, et toimetab uutel töökohtadel, et selles mõttes on ta elu nagu väga-väga-väga suure määral muutunud, on ju. Ja miks ta ka detsembris tuli, ütleski, et kuule, vaatame need mõtted üle, vaata, on ju, et mul oleks selgust, et mul oleks jällegi nagu siht silme ees, on ju, et see oli tema nagu tegelikult tagasipöördumise põhjus, on ju, et aga jaa, et vaata mingid asjad, mida me elus alla surume nagu selles mõttes võivad lihtsalt tekitada meie enda sees niivõrd palju pinget, et meil on vaja seda kuidagimoodi nagu kuidas öelda, lõõgastada või kuidagimoodi sellega nagu toime tulla, on ju, et see oli ka tegelikult aga minu enda ju depressiooni põhjus, on ju, et kui me võtame selle depressiooni sõna iseenesest, siis see ongi depressed emotions, on ju, ehk siis me ei oska, me ei suuda tunda tundeid, me ei väljenda neid, on ju, mis tähendab seda, et kes ei oleks mõelnud nagu vahest nagu ma ei tea, kui ma mõtlen eelnevate töökohtade peale, ülemuse peale, tahaks öelda küll, et mulle ei meeldi vaata, on ju. Sa ei saa öelda sellepärast, et äkki sind lastakse lahti, äkki sind vaadatakse imelikult, on ju. Pole õige aeg, pole õige koht, pole õiged inimesed ümberringi ja mis me siis teeme, on ju, me võtame selle sama emotsiooni, me pakime ta kuidagimoodi kokku ja me surume ta kuhugile kehasse, on ju. Aga see ei tähenda seda, et see tunne kuhugile lihtsalt kaoks. Me lihtsalt nagu surume ta kuhugile füüsilisse kehasse ja siis mingi hetk nagu, mulle meeldib selles mõttes selline väljend või kujund, et kui sa võtad süsimusta bensiinikanistri, paned laust päikese kätte, siis mis selle bensiinikanistriga juhtub? Natuke kuumeneb ja siis käib. Pauk on ju. Ehk siis selles mõttes selle depressiooniga on tegelikult täpselt samamoodi, on ju, et me võtame need tunded, need mõtted, need reageeringud, mida me ei saa väljendada, kas ei ole lubatud, pole õige aeg, pole õige koht, pole õiged inimesed. Mis me teeme, me pakime nad kokku ja me surume, nad on füüsilisse käesse. Ja siis mingi hetk on see, et käib see mingi pauk, nagu selles mõttes on ju. Aga selleks, et selle depressiooni ajal nagu midagi tunda, me väga tihti peale hakkame siis ennast saboteerima nagu selles mõttes. Me tahame ikkagi ometigi mingisugust dopamiini, mingit heaolu tunnet tunda, on ju. Siis minul näiteks isiklikult kasvas sellest välja konkreetselt toidusõltuvus. Ma olen olnud varasemas perioodis selline binge-eater, ehk siis ma võisin olla niimoodi, et õhtul hakkasin külmkapist ülemalt äärest hakkasin pihta. Senimaani kuni põhimõtteliselt kõik riiulid olid läbi käidud. Ja siis see nagu tunne, mis mu sees oli rets, et kui me seal tundetuses ja depressioonis oleme, on ju, siis me tahaks, et kõik see kehva asi kaoks ära ja kõik tore asi tuleks asemele, on ju, aga seda toredust me väga tihtipeale ei saa mitte kuskilt mujalt kui kuskilt sõltuvustest. Ehk siis me saame selle lühiajalise dopamiini laksu, kes millest siis on ju, mina sain siis toidust nagu selles mõttes, sest kui ma olen seda igatipidi uurinud ka, siis toit võrdub keha jaoks armastus. Et oleme võtnud selle raamatu, su keha räägib sulle, et armasta ennast või et seal ongi konkreetselt kirjas, et keha tegelikult ei saa aru, kas ta saab füüsilist toitu või ta saab armastust. Ja see on see põhjus, miks armudes inimesed ei söö. On sellepärast, et ta saab tegelikult selle armastuse kätte ja kehal tegelikult ei ole füüsilist toitu nii palju vaja. On ju. Ja võt sealt siis näiteks minul tekkiski, et kuna see depressioon oli lihtsalt nii sügav ja nii tugev, et siis, et midagigi tunda, siis minu dopamiin ja minu nagu tunne tuli siis läbi toidu, kuigi ma peale seda vihkasin ennast 3 korda rohkem, sest see enestunne oli kehva, on ju. Aga sealt käis mul see laks, et kui ma ükskord siis avastasin, et tegelikult kui palju ma võin ennast üle süüa niimoodi, et mu füüsiline keha nagu valutab. Ja need on tegelikult omavahel kõik nagu seotud, on ju, et mina oma kogemuses lihtsalt saan aru,
et depressiooni ja sõltuvuse vahel on väga suur nagu tegelikult link või ühendus. Jaa, see ongi väga mõistetav, et kui sa ei tunne midagi ja sa tegelikult ikkagi ei soovi midagi tunda, sa soovid head enesetunnet tunda, sa leiad mingisuguse viisi selleks, on see siis söömine või on see alkohol või narkootikumid või vahet ole, mis lõpuks on. Need olid lihtsalt näited, tegelikult neid sõltuvusi on meil väga palju. Töösõltuvus, trennisõltuvus, nagu neimid nagu hobid ja mängud, mis iganes nagu selles mõttes, et jaa. Et seal tegelikult seal siis aju õpibki selle ära, et seda dopamiini saad sealt, sa saad veel ja veel ja veel, sa saad seda enesetunnet, aga lõpuks tegelikult see läheb pöörd efektiks, et siis sa tegelikult selle söömisega näiteks siis on, et viib selle sinnamaani, kus tegelikult tunnen ennast pärast veel halvemini, kus tundis alguses. Absoluutselt. Ja ega tänapäeval ju selles mõttes ei pea see olema üldse mitte muu sõltuvus kui doom scrollimine. Et just on ju, et kui palju inimesi täna suudab nagu õhtul ilma ühegi distractionita nagu segava faktorita istuda nagu kodus toolil või diivani peal niimoodi, et ta telefoni kätte ei võtaks, et ta videosi ei vaataks ja lubaks nagu kogu päeva nagu emotsionaalsel seisundil nagu üles kerida või et elaks selle läbi. Ja see juhtub tegelikult väga harva nagu selles mõttes, sest mida ma ka nagu teraapiaruumis väga palju olen nagu kuulnud, on see, et inimesed ei julge oma tunnetega üksi seista, et hakatakse otsima nagu asendustegevusi, on ju. Ja täna on tegelikult see doom scrollimine on täpselt samasuguse dopamiini laksuga. Et kuidagi on nii, et kui mõtled, et läheks trenni, siis oh my god, et tund aega, on ju, aga kuidagi doom scrollimisega 3 tundi veeta nagu selles mõttes ära, on ju, no problem nagu selles mõttes, sest dopamiin saab järjestada niinimetatud nagu energiat, või aju saab seda dopamiini peale, on ju, ja tekib see, et ma olen ühenduses, ma olen ikkagi maailmaga kuidagigi moodi seotud nagu, et see on ma ütlen, et need sõltuvused, need võivad olla mis iganes laadi, et see ei pea olema üldse see, mida me täna nagu näeme või mõtleme nagu ainete või mingi muu nagu asjaga. Ja. Olen ka kuulnud isegi armumisest või jääda sõltuvusse. Absoluutselt. Selles mõttes, on tehtud ekstra saateid isegi sellest, kuidas inimesed, kes on 11 ja 15 korda nagu olnud nagu abielus, sest neile meeldib see hetk, see 2 aastat umbes, see 2 aastat, mis nad ütlevad, on ju, et jah. Me oleme rääkinud hästi palju sellest depressioonist ja sõltuvusest, on ju. Tahaksin tulla sellega natuke sügavamale, nii nagu sulle meeldib sügavalt juudida, et teeme niimoodi samamoodi rolli. Ma olen ka tegelikult ise depressiooni kogenud, on ju, et olen depressioonis, tajun või märkan, et on ka mingid sõltuvused, on ju. Kuulan nüüd seda juttu, tekib seos, et ma tahaks ka proovida seda Merbiofit äkki. Kuidas see täpsemalt midagi saab? No esmalt on see, et inimese nagu närvisüsteem tuleb kõigepealt nagu maha rahustada. Et me elu jooksul õpime ära teatud käitumismustrid ja teatud olemisviisid, on ju. Et ka selle depressiooni puhul selles mõttes tegelikult see närvisüsteem on kogu aeg erroris. Ja mida selle nagu Merbiofit teraapiaga saabki teha, on see, et kõigepealt see närvisüsteem maha rahustada, need sundmõtted, mis tegelikult ketravad kogu aeg, ka siis on see nagu tundetuse ümber või toidu ümber või siis nagu nende sõltuvuste ümber, on ju, et neid saab nagu selles mõttes maha rahustada, siis väga tihtipeale inimesi nagu takistavad hirmud nagu selles mõttes, nad tahaks küll võib-olla elus edasi liikuda, aga hirmud tuleb ette. Ehk siis need on need esimesed asjad, millega me alati kliente nagu saame nagu toetada, nagu on ju, et tal tekiks see nagu uus platvorm, millelt seda kõike nagu vaadelda ja kust nagu edasi liikuda, on ju. Et seda me oleme nagu omavahel nagu kokku leppinud, on ju, et me esimestel seanssidel kunagi seda tundetust ja viha väga nagu puutuma ei lähe, et see muidu on 0-100 sekundiga, et see võib meil toimida, aga ilmselgelt kliendile võib see liiga suur amps kohe olla, et algul ei tunne üldse midagi
ja siis tunneb järsku kõike, et selles mõttes. Nii et selles mõttes, mis me hakkame tegema, on see, et me ju hakkame step by step liikuma kliendi sügavamatele kihtidele lähemale, sest nagu väga tihtipeale näeb ka seda, et esimesel seansil kliendi alateadvus või tema keha läbi selle seadme ei tagasisidesta seda päris kihti või päris teemasi, sest inimesel on ikkagi alati kaitsemehhanismid on ees. Nii et tulebki selles mõttes hakata kuskilt pihta ja tavaliselt on see maha rahustamine, usaldus paika, hirmud paika, et ehk siis hirmud maha. Ja siis saab sealt edasi minna, on seal taga mingi trauma, on seal taga mingisugused väga pikalt maha surutud kurbus või viha, või on seal hoopis taga see, et inimene ei väärtusta ise ennast, ja see sõltub kõik kliendist, et aga seda me hakkame niimoodi step by step liigutama, et see klient ise endale lähemale jõuaks. Kas oskad siis öelda, et kui palju seansse mul läks vaja? No ütleme niimoodi, et kuna meil on selles seadmes üle 700 erineva sageduse, mille vahel me siis alati vastavalt kliendi olukorrale valime, siis tavaliselt on nii, et me sellise 3-1,5 tunnise seansiga me suudame tegelikult ära kaardistada enam-vähem baasteemad. Ja me tegelikult hakkame nägema sealt mingit mustrit, et kuhu tal kõige rohkem on nagu selles mõttes seda pinget nagu kogunenud, et kui me võtame, on see viha, on see kurbus, et näiteks neid 2 tunnet me ei saa ka ühe seansi jooksul teha, on sellepärast, et kuna üks on aktiivne, teine on passiivne ja kui me mõlemad teeksime, siis me suure tõenäosusega ajaksime kliendi jällegi nagu tervenemise kriisi, et ehk siis ta tunneks jälle liiga palju ja ta ei pruugiks sellega võib-olla hakkama saada. Et summa summarumilt nagu selles mõttes selline 3,5 tunnist seanssi kõige nagu suurema tõenäosusega aitab lihtsalt esiteks väga palju pinget maha võtta ja teiseks annab ta väga hea ülevaate, et kus see võib-olla pinge kõige rohkem nagu sees on. Ja siis saab juba klient nagu vaadelda, et milline tal 3 seansiga see tunnetus on, kuidas tal olemine on. Ja siis ta saab otsustada, et kas ta soovib nagu edasi toimetada või võtab vahepeal nagu vahepausi, mida ka väga paljud kliendid teevad. Ja selles tegelikult kokkuvõttes saan aru, et kui sa enne rääkisid klientide muutustest, et siis ma märkasin, et tegelikult nendest 2 kliendist, keda sa mainisid, nemad tegelikult käisid siin kas 9 kuud või terve aasta. Ja siis see tegelikult lõpuks tõi selle suuremad muutuseni ja nüüd nad käivad niimoodi. Jah, selles mõttes, et nad võtsid nagu väga teadlikult selle mingiks missiooniks, et käia pigem esimese raksuga natukene rohkem, ehk siis natukene pikemalt, hästi stabiilselt ja nüüd nad nagu nende enda sisemiste tunnete mõtete regulatsioon on juba niivõrd hea, et nad tulevad igapäevaelus kordades paremini toime nende tunnetega, nende mõtetega, et neil ei ole vaja enam võib-olla niivõrd palju nagu seda käehoidmist igakuiselt. Aga siis, kui nad tunnevad, et okei, et ma ei viitsi ise tegeleda. Konkurents nagu selles mõttes nagu teeb selle töö mu eest ära, et siis nad jälle tulevad tagasi, et tegelikult meil on väga palju neid kliente, kes võtavad vahepeal aasta aega pausi, et siis vaatavad, kuidas olemine on nagu selles mõttes, kui vaja kuskilt midagi nagu tuge või lahti mõtestamist, siis tulevad, käivad jälle nagu ja siis et see on nagu selline igapäevane hügieen nagu selles mõttes, et täpselt samamoodi nagu me endale aeg-ajalt lubame massaaži või mingeid asju, et siis tegelikult see on sama asi, et sa saad ennast lihtsalt nagu selle teraapiaseansiga niivõrd palju aidata ja sa saad võib-olla sellest nagu ummikseisust paremini välja, et saad sellise selguse, et okei, ma peaksin tegelikult hoopis nüüd sinna poole minema või hoopis ma peaksin hoopis seda tegema, et nii et selles mõttes jah, see mingi hetk, mingi periood iseendale pühendumine kindlasti annab nagu pigem püsivama seisundi, sest me ise omavahel ju teame samamoodi, et kuna meie kogemused ja teraapiad samamoodi iga kuu on ju,
et siis ikkagi kuidagi ootad seda teraapiaseanssi jälle, et mida see kolleeg mul jälle midagi nagu paika loksutab, on ju. Et see eneseregulatsioon nagu selles mõttes on kordades nagu tõhusam ja parem, kui ta varem oli. Yeah. Just, absoluutselt. Sest sa tuled sellega toime, sest sa nagu näed seda hoopis teise nurga alt. Ja, see on kusjuures hea näide sellest, et ka mina ise varem kunagi tajusin seda, et tegelikult kui selles depressioonis olla, et sa tegelikult ei märka seda sel hetkel, sest see on kõik nagu ühtlaselt hallada. Pärast hiljem nüüd tagantjärgi samamoodi sa nagu märkad, et see on saatnud tegelikult mingid suurema perioodi, kus sa tegelikult ise arvad, et seda. Ja siis nüüd oskad lihtsalt nagu märgata neid hetki või momente ja emotsioone samamoodi. Ja ta tegelikult on lihtsam nagu toime tulla, sest sa tegelikult ei karda neid. See on nagu lihtsalt ei pane kohe sinna kuskile kammutasse. Just. Et ega väga tihti peale seal depressioonis olles, ega sa ei teagi, et midagi muud on võimalik. Ega ma ka ei teadnud. Selles mõttes, et ma küll nägin teiste inimeste elus ja ma arvasin, et see on normaalne, mida ma kogen. Kuigi kuidagi teised nagu toimetasid elus teistmoodi, on ju. Aga ega ma ei teadnud nagu, et ma depressioonis olin. Ja, see on... Mainisid korra sellest tervenemisest kriisist. Just. Kas saaksid sellest täpsemalt rääkida, mis endast kujutab ja kui ma kogen seda, mis mind üllatada võib? Ütleme niimoodi, et ühiskond on meile hästi nagu filigraanselt üritanud maha müüa seda ideoloogiat, et kõik asjad peavad alati minema niimoodi. Et ainult up to the hill. Aga selles mõttes. Just on ju. Aga me teame, et elu nii ei käi. Et mis see tervenemise kriis on see, et kui me nagu selles mõttes oma klientidega siis tegeleme ja nende pingeid siis maha võtame, siis väga tihti peale nende esmaste pingeallikate all on tegelikult need alla surutud asjad. On sügav lein, sügav kurbus, melanhoolsus, viha, mis seal on ju. Et siis see tervenemise kriis on see, et see tegelikult see maha surutud tunne võib ennast sealt üles kerida selliselt, et see mõjutab seda olemisviisi. Ehk siis inimene võib kogeda korraks siis kurbust, korraks viha ja mida ma selle korraks all mõtlen on see, et umbes päevake. Siis inimene tahaks iseenesele öelda või tahaks mõelda, et oh no, ta keeras midagi pekki, on ju, et sest ma peaksin ju ainult paremini ennast tundma. Yeah. Ja siis tegelikult see veel sügavam rahulolu tuleb siis, kui me tegelikult selle nagu maha surutud tunde ka välja elame. Ja siis tegelikult meie terapeutid oleme kõrval ju selles mõttes, et nähtamatult. Et see rahulolu tunne on veel suurem, kui ta sealt sügavamalt kihis saab selle kurbuse või viha välja. Ja ma räägin alati seda igale oma kliendile esimesel seansil, et siin ei ole midagi sellist, et sa oleksid katki läinud, vaid järelikult su keha puhastub veel rohkem nendest kinni jäänud tunnetest. Nii et see on see tervenemise kriis, see kestab umbes päevake ja siis ma tavaliselt olengi öelnud, et tead, las ta lihtsalt olla. Ära tee midagi, lihtsalt luba olla, kaasadele, kolleegidele võid öelda, et ma võin täna olla selline, see läheb üle ja tegelikult ta lähebki päevakesega üle ja siis tegelikult on see sisemine rahulolu veel sügavam. Ja siis näitab tegelikult, et inimese keha on valmis seda tunnet vastu võtma selliselt, nagu ta peakski tegelikult tundma. Jah, et ta on valmis selle läbi kogema, vähemalt mingil määral. Just. Okei, aitäh sulle. Siis selliselt juhul me siis kuigi siin on ilmselt vastus juba ka osaliselt nagu välja kujunenud, aga siis ma küsin ikkagi otsalt, et mis on sinu arvates vaimse tervise eest hoolitsemine tähtis? Iseendaga hakkama saamine, iseendaga sõbraks olemine. Et miks on oluline seda teha? On see, et mul on
jätkuvalt. Siiamaani ma veel võitlen vahest selle mõttega, ühe põhimõttega, mida mul on olnud väga keeruline omaks võtta, on see, et välismaailma, sisemaailma 100% peegeldus. Just. Ja kui mulle ikkagi midagi välismaailmas ei meeldi, siis ma ei saa mitte kellelegi teisele näpuga näidata, vaid ma pean minema peegli ette ja tunnistama, it's up to me. Et see põhimõte on hoidnud mind viimased paar aastat hästi sellises enda jaoks nagu heas kohas. Ja see on kannustanud mind, et mul on öeldud ja mul on ette heidetud, kui palju ma olen liiga sügav, ma olen liiga deep, ma kaevan liiga palju nagu selles mõttes. Aga ma ei saa, kui ma tean, et seal on veel midagi, siis mul on vaja see nagu kuskilt kätte saada selles mõttes, et eks ma olen veits põitpäine selle koha pealt. Ja see mõte, et see on minu kätes, see nõuab nagu tohutut nagu julgust, vastutuse võtmist ja vahest tahaks selle kõik jumala kuradile saata, aga ma tean, et see on minu kätes. Ja võt see on see, mis mind nagu paneb iseendaga tegelemise nagu osas nagu nii põlema. Ja see on see põhjus, miks ma seda teekonda kõnnin ja sellepärast on see minu jaoks oluline. Väga ilusasti vastused. Kui nüüd meie vaatajate või kuulajate seas on mõni inimene, kes tunneb praegust, et kes kannatab vaikselt, aga ei julge või ei tea, kuidas end aidata, mis oleks su nõuanne talle praegust? No esmalt on see, et kindlasti kas siis otsida spetsialistide professionaalide abi või alustada isegi, kui ei julge kuhugile minna, alustada oma lähedastest, et valida või leppida kokku kas või nagu kellegi sõbranna, pereliikmega seda, et mul on vaja nagu ennast nagu tühjaks rääkida. Et see inimene ei oleks selles kõiges nagu üksi nagu, et mulle meeldib üks Simon Sineki video, kus ta räägib oma nagu lugu, kus on kaks sõpra. Üks sõber kaotas oma isa, vist äkki oli isa. Ja ilmselgelt Leina puhul inimesed helistavad ja kirjutavad, ja siis see sõber nagu teadis, et tegelikult ta ei ole võib-olla valmis rääkima. Ja siis ta ütles saatis sellele sõbrale voicemaili, et tead, ma helistan iga päev sulle 9:45. Sa võtad vastu selle telefoni siis, kui sa ise oled valmis. Kui sa tahad minuga rääkida, kui sa tahad minuga jagada, aga sa tead ja võta vastu täpselt siis, kui ise tahad. Et see ei ole kohustus, aga sa tead, et ma helistan sulle iga jumala päev 9:45. Ja vist äkki oli kas 8 kuud või? Ta ei suutnud seda telefoni vastu võtta. Ja peale seda, kui ta esimest korda selle telefoni vastu võttis, siis nad iga hommik järgmised kuud kõik lihtsalt rääkisid. Vaata, et see tugi, vahest on see mõni lähedane, kui on mega äge nagu selles mõttes, kui ei ole, ei pea nagu selles mõttes üksi olema. Et ma vahest mõtlen, et milline mu elu oleks olnud siis, kui mul oleks olnud selline sõbranna või sõber, nagu ma ise olen. Selles mõttes, et milline oleks mu elu siis olnud, kui ma oleks varem seda nagu abi julgenud küsida, kui ma ei oleks nii pikalt seda asja nagu venitanud, kui ma ei oleks nii pikalt oodanud mingite asjadega, et kes ma siis oleksin? Nii et selles mõttes igasuguse abi kasutamine, on see lähedane, on see perekonnast keegi, on see sõpradest, sõbrannadest või on see spetsialistidest, et ükski inimene pole loodud kannatama.
et mida kiiremini tegelikult siit see info liikuma hakkab, mida rohkem me siit seda tegelikult ängi, kurbust, viha välja saame, seda lihtsamalt hakkab tegelikult see kogu protsess meie sees toimima ja seda kiiremini saab inimene tegelikult mingile rajale, kus talle tegelikult päriselt meeldib olla. Väga hästi öeldud. Siin on muidugi ka see, et oluline ka see, et see inimene, kellele siis räägid, et ta lihtsalt ka kuulab. Tegelikult ongi väga tihti peale just see kuulamise osa. Just. Mitte nagu ei peagi nõu anda, et ma ei pea midagi kuidagi ka isegi parastama või ma ei tea, ütlema. Ei pea midagi fiksima hakkama. Lihtsalt kuula. Just. Kuidas sa iseennast hoiad? Mis metoodikatega sa iseennast toetad ja hoiad? Ma olin aastaid väga hea teoreetik. Väga kehva praktik. Oi, mulle meeldis niimoodi teoretiseerida. Jah, tehke nii, tehke naa. Nii on õige, nii on vale. Kuni üks hetk ma sain aru, et oh no. Teooriast ainult ei piisa. Asjad tuleb praktikasse panna. Ehk siis ma võin nagu maru hea lauluhäälega peas olla küll, aga kui ma suulmuulgu ikkagi lahti teen, siis sealt ikkagi normaalset muusikat välja ei tule nagu selles mõttes, et lepime selle kokku, nii et mul on olnud see nagu enda hoidmine selliste lõikude kaupa nagu selles mõttes, kui ma Holistika Instituudis käisin, enne Holistika Instituuti ma põhimõtteliselt olingi selles mindsetis, et ask, believe and receive, et küsi, usu ja sulle antakse, ja siis ma põhimõtteliselt istun ja ootasin, et äkki keegi karikakraga tuleb mulle koduukse taha. Aga ups, ei tulnud. Holistika Instituudis esimene aasta, ehk siis aasta iseendale, ma tänaseni kahetsen, et ma tegin seda poole vinnaga, et ma ei julgenud kõike seda seal füüsiliselt läbi teha, mis tegelikult see programm endast kujutab, Siis ma nokkisin natukene nagu selles mõttes, et küll ma käisin teraapiates ja tegelesin muude asjadega, Siis ma arvan, et kõige suurem nagu mingisugune üks suurematest breakthrough'd oli nagu 2021, kus ma reaalselt hakkasin nagu ka füüsiliselt asju tegema, et ehk siis ma olen aastaid metsikult kirjutanud. Ma tegelikult üks aasta nüüd aastavahetusel sellise hunniku märkmikke tegelikult viskasin ära, sellepärast et seal on kõik see vana energia, aga ma olen metsikult kirjutanud, et tuhandeid lehekülgi ja erinevates nagu vormingutes, küll ma olen nagu tänulik olnud, siis ma olen lasknud kogu selle ängi frustratsiooni välja lihtsalt nagu toorelt paberi peale, nii nagu ta tuleb. Ilmselgelt lugemine tagantjärgi kannataks kriitikat selles mõttes, et ma olen lasknud kogu selle nagu jamasid välja nagu kirjutades, Et ma alustasin tegelikult väga palju kirjutamisest, et kuna minul ei olnud nagu häälel ei olnud jõudu, ma ei julgenud rääkida, ma ei julgenud jagada sellisel viisil ja olen olnud pigem introvert kui ekstrovert, siis ma elasin seda kõike enda sisse, aga ma teadsin, et paber on see, mis kannatab kõike nagu selles mõttes ka seda jama, mis ei ole ilus, ka selle ma kirjutasin sinna täiesti nagu toorelt välja. Siis mingi hetk ka sellest enam ei piisanud, et ma teen seda kirjutamist jätkuvalt, ma ei tee seda igapäevaselt, aga näiteks eile õhtul nagu mul tuli üks mõte, et ma tahtsin just asja analüüsida enda peas ja siis ma ei tea, 6 lehekülge või lihtsalt enne magaminekut kirjutasin asjad välja, et see on nii, see on nii, see on nii, see on nii. Ehk siis ma jätkuvalt kasutan seda kirjutamistehnikat väga-väga palju nagu selles mõttes, sest see loob jällegi, et kui ma ta saan peast välja, siis ma näen teda paberil ja teda on rohkem nagu lihtsam nagu selles mõttes analüüsida. Mis on minu puhul viimase 1,5–2 aasta jooksul hästi palju muutunud on see, et ma mediteerin. Ja
algul ma arvasin kunagi mediteerimise kohta sellist asja, et kuidas see võimalik on, et ma istun 2 tundi nagu paigalt ja mõtlen mitte midagi, onju. Et siis tänaseks ma olen jõudnud, et iseenda peast sinnamaani, et mediteerimine ei ole see, et sa surud oma mõtted maha, vaid mediteerimine on see, et kui sa paned tähele, et sinu mõte läheb lappesse, et kui sa võtad näiteks küünlaleegi ja sa vaatad teda ja nii kui sa tajud ära, et su mõte läheb kuhugile mujale, siis sa tood selle mõtte lihtsalt tagasi ja proovid olla seal nii palju kui vähegi võimalik. Alustades 2 minutist ja täpselt nii kaua, kuni endal tunne on, onju. Mida mina mediteerides teen, on see, et kaevur Mati nagu ma olen, onju. Et siis ma käin hästi palju lahendamas, et ma käin vaatlemas mingeid situatsioone ja üritan nendest nagu sotti saada, et miks, kus, mismoodi, kuidas. Et mina nagu selles mõttes kasutan seda mediteerimist hästi palju lihtsalt nagu lahendamise eesmärgil. Nii et loomulikult on igasugused nagu eile mul tajusin näiteks, et mul on nagu kõris on nagu pinge, onju, et mis ma siis tegin, et ma võtsin ette, istusin diivani peal, siis ma ümisesin, lasin siit seda nagu häält välja, onju, et küll ma olen nagu selles mõttes teinud, tantsinud, igasugune liikumine selles mõttes on see jalutamine, on jooksmine, nagu igasugune trenn on alati nagu abiks, nii et tegelikult maru lihtsad sellised väikesed igapäevaharjutused tegelikult annavad nagu väga palju juurde. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei oleks kunagi arvanud, et ma võiksin nagu nii palju nagu vaimse maailmaga nagu tegeleda, iseenda nagu heaolu jaoks teha, kui ma täna teen. Väga tubli. Kas sul seda momenti ei ole olnud, et kui sa päevikut või seda märkmikut kirjutad ja paned kogu näiteks emotsiooni sinna, et see pastakas ei liigu nii kiiresti, kui ma tahaks tegelikult sinna? Alati. Alati. Jah, see on alati nii. Aga siis ma olen nagu jällegi leppinud sellega. Et aga vähemalt on see, et siis see võibki tulla väga katkendlik nagu tekst, on ju, et mida mina nagu selles mõttes, kui olen endaga teinud kokkuleppe, et ma ei loe oma eelmisi kirjutisi. Et mu enesekriitika on piisavalt suur selle jaoks. Et ma ei võta nagu aasta aega tagasi kirjutatud nagu teksti ette ja ma ei hakka seda enda jaoks nagu uuesti nagu läbi töötama, et see oli tollel hetkel, sellel päeval, see situatsioon, või see nagu tunne on ju, see sai paberile, lähme edasi, järgmine päev, lähme edasi, et ma selle koha pealt, sest meil kõigil on alati nagu sees mingi hetkelus nagu seda ka tumedamat poolt on ju, et nii et siis need tekstid väga tihtipeale ongi katkendlikud, et ma neist kindlasti mingid raamatuid kokku ei saa kirjutada. Ja ma olen ise seda proovinud ka seda päevikut, et ma vahepeal olen tundnud seda, et mul nagu mõte ja see tunne on juba nii mitu sammu ees, et ma tahaks nagu seda kõik teha, aga lihtsalt see käsi ei jõua selle sõnaga sinna järgi vaata. Jah. Siis tulebki jah, aga kui sa selle sinna sisse saad nagu selles mõttes, et see on juba väga hästi. Okei, aga mis on mingi, kas siis asi või olukord, situatsioon, raamat, kursus, koolitus, mis iganes, mis on su elus toonud mingil momendil selle ahaa-momendi või perspektiivi muutus? See võib olla ka mitu asja. No pole midagi teha, et nagu selles mõttes ma olen neid raamatuid ju lugenud küll ja veel, on ju, nagu selles mõttes ja videosi vaadanud küll ja veel, et YouTube on ikkagi mu selline vaieldamatu kaaslane, on ju. Ja eks inimeste nagu tämber ja kõik on nagu väga-väga oluline, on ju, et kui ma mõtlen, keda ma number 1 inimestest nagu tahaksin kuulata näiteks podcastis või nendes esitlustes. Aastaid tagasi oli mul väga tugevalt Wayne Dyer
teda enam meie seas ei ole, on ju, et noh, ma võisin lõputa enamus videod, pikad videod on mul nagu pealuu sees nagu sõna haavalt, ma tean täpselt, mida ta ütles ja see film, mis ta 2-tunnine film nagu on, ma olen seda vaadanud mingisugune viis korda vist äkki. Siis tänaseks hetkeks võib-olla kõige suuremal määral on Joe Dispenza nagu selles mõttes, et kelle nagu maailmaturneele või kursusele kangesti tahaks nagu mingi hetk nagu minna, selles mõttes noh, ma olen küll käinud Tony Robbinsi koolitusel, aga Tony Robbins on natukene minu jaoks võib-olla kohati liiga võib-olla ärimaailma peale suunatud, aga see on võib-olla lihtsalt minu tõlgendus. Et mulle jah, Joe Dispenza on selline ja tegelikult sealt Joe Dispensast edasi on Jay Shetty, kes on hästi, ta kirjutas sellest, ma ei mäletagi, mis raamat praegu hetkel on vist müügil, see 8 armastuse reeglit ja siis on Munga reeglitest kirjutas. Et tegelikult need, kes praegu ikkagi hetkel nagu ka välismaailmas nagu selles mõttes need kõvad tegijad on ju, et noh, pole midagi teha, et nad on sinna saanud mingi väga kindla põhjusega. Nii et need on need 3 nagu inimest, kelle puhul ma mõtlen, et tegelikult on neid veel, on ju, Mel Robbins ja selles mõttes tuleb hästi palju juurde, aga need on need, kes mind on nagu võib-olla viimasel ajal kõige rohkem nagu kõnetanud või aidanud mingil määral. Aus, väga hea. Tuleme iga päev ellu. Mis on mingi tegevus, mida sa mitte kunagi ei teeks, vähemalt praegusel hetkel? Noh, ma olen teinud seda, aga ma enam ei tee. Rulluisutamine, vabatehnika suusatamine, uisutamine, kõik sellised tegevused, mis nõuavad jalal. Eemale minna. Sellist nagu liigutust, kus sa pead nagu raskust jaotama mõlemale jalale võrdselt. Ma enam ei teeks. Selles mõttes, et küll ma olen rulluiskudega nagu põõsasse kukkunud, siis ma olen uiskudega isegi selle nagu raamiga enda põlved vett täis kukkunud. Ja vabatehnika, mulle meeldib vaadata nagu selles mõttes suusatamist, eriti laskesuusatamist. Ja ma imetlen, kuidas nad suudavad seda nagu uisusammu seal nagu teha, aga isegi see, et ma olen nagu suusatamise tunnis käinud, siis õpetaja nagu 3. päeval lõi käega, ütles, et seal ei ole mitte midagi teha. Mul lihtsalt ei tule see välja. Selles mõttes ei ole kunagi välja tulnud ja ei tule, nii et ma selles mõttes, et jätan selle kellegi teisele. No jätad teleka jaoks, vaatad telekast. Jah, mulle väga meeldib selles mõttes vaadata nagu telekas neid asju. Okay. Siis sind rulluisutama ei tasu kutsuda? Ei, pole mõtet. Ma võin nagu ergutustuluk seal kõrval olla selles mõttes. Ei no mul oli mingi hetk viimane kord, kui ma nagu proovisin ennem, kui ma need uisud maha müüsin, et seal Männikul nagu selles mõttes Tallinnast nagu Saku pool on see Männiku tee on ju nagu selles mõttes, et siis ma olin, ma ei tea, mitmendat korda ma proovisin on ju ja siis mingisugune suvaline tüüp sõitis rattaga mulle kõrvale vaata ja siis ta niimoodi vaatas mind terve selle aja on ju. Ja siis järgmine hetk ma olin nagu pead pidi põõsas vaata on ju ja siis ma mõtlesin, et ei, et see pole see koht nagu, et mul ei tule see hästi välja, kuigi ma nagu imetlen teisi, ma tahaks seda nagu osata, aga see pole minu jaoks. Arusaadav. Just. Aga kindlasti on sul mingisugune tegevus, mida sa igapäevaselt või kas või igapäevaselt naudiksid sellist asja, mida nagu... Et igal aja hetkel võiks teha on. Tegelikult neid ju tegevusi on palju, et selles mõttes reisida tahaks alati vaata, on ju. Selles mõttes, et saaks vaid jälle minna kuhugile. Ärgata kuskil uues kohas on ju ja avastada on ju, et see on alati selline tore tegevus on ju. Aga pole midagi teha, et ma olen ikkagi inimeste inimene, et
mu kõige nagu lemmikumad hetked on ikkagi oma inimestega nagu selles mõttes. Ja kui mul ikkagi tehakse nagu, kui mul on ikkagi võimalik võtta oma lähedased ja nendega nagu koos veeta aega, nagu siis see on see, mida ma alati nagu eelistan, et kui minult küsida, et kas reede õhtul minna nagu välja peole või võtta oma lähedased ja nautida koos olemist, siis ma valin alati oma inimesed, millegipärast see nii on ju. Ja kui mul on siis veel sellised, kui ma ei ole just parasjagu ennast kuskil maal juba nagu tühjaks rääkinud, on ju, et siis alati selline mõnus nagu pikk filosofeerimine erinevatel teemadel, et kuidas asjad nagu elus on ja kuidas muuta ja mida teha, on ju, et on see sügav vestlus oma õe-vennaga või sõbrannadega nagu selles mõttes või teiega, on ju, et neid hetki, kus me ennast ära kaotame siin vestluste sisse, need pole midagi teha, need ongi need hetked nagu selles mõttes, et aga ideaalis jah, et selles mõttes, kui ma mõtlen, et väljas on 25 kraadi sooja, autoaknad on lahti, ilus päiksepaisteline, ma ei tea, suveõhtu on ju, mega äge seltskond ja selline easy chill, mõnus vestlusteema, easy chill olemine, siis ma olen esimene, kes tuleb. See on see, mis mind alati nagu käima tõmbab, et minu jaoks lihtsalt nagu inimene on nii kuratlikult huvitav olemus. On ju. Ja tegelikult siinkohal nagu selles mõttes on veel, mul on üks väike kiuks või kiiks nagu selles mõttes, et kui sa juba küsisid, et mida mulle teha meeldib. Kuulan hea meelega. Ja see ei ole see, et ma oleks nagu mingisugune imelik kuigi ma tean, meil kõikidel omad erinevused, aga täiuslikult ebatäiuslik. Just, on ju. Üks nagu suve, kuna seda saab ainult suvel teha nagu selles mõttes. Vaieldamatult üks lemmiktegevusi on see, et võtta kohvitass või tops, on ju. Minna istuda nagu kuskile rahvarikkasse kohta maha, panna päikseprillid ette, lihtsalt vaadata. Ja mitte selles mõttes, et hinnata, ei, vaid vaadelda. Mõelda selle peale, et kui sa kedagi vaatad, et mis tal see lugu seal on, kuidas ta käitub, kuidas ta kõnnib, kuidas ta liigub, kuidas ta räägib, mis ta näoilmed on, aga sellest tekib iseenda peas tekib mingisugune arusaamine. Ma ei saa mitte kunagi teada, kas on tõde või mitte, on ju. Aga see jälgimine lihtsalt selles mõttes, et sest inimene on nii ägedalt huvitav olemus ja lugeda seda, mis siis inimene nagu parasjagu tänava peal näitab, on ju. Sest mina isiklikult olen kogu aeg selline, kes pigem vaatab nagu, on vaadanud pigem nagu maha niimoodi, sahistan sussi vaata, on ju, et nüüd võib-olla nagu järjest rohkem selg on sirgu ja vaatad otsa, on ju, et kuidas võib-olla see on muutunud, on ju, et samamoodi mulle meeldib inimesi vaadata ja mitte hinnangute põhimõttel, vaid lihtsalt õppides nagu seda inimese olekut, et kuidas nad käituvad või kuidas nad on, et see on tõsi, ma ei saa midagi teha, et see mulle väga meeldib. Jah, ühest küljest oleme väga unikaalsed igaüks, on ju, teatud viisi ja teatud mustrid on sarnased, on ju, aga mitte kellelgi ei ole kunagi ühte samasugust mustrit. Ei, absoluutselt, jah. See on põnev, väga lahe. Tuleks nüüd selle juurde, et kui me võtaksime kõik su kogemused tänase päeva kokku, kõik, mis sa elu jooksul kokku kogunud, kogenud, näinud, teinud, mis iganes ja nüüd kirjutame sinu raamatu. Mis oleks selle autobiograafia nimi, kus eesmärk oleks panna inimesed naerma? Ma mõtlesin selle peale, kuna sa natukene ennem avasid mulle neid küsimusi, natukene õrnalt, on ju, siis ma muidu läheksin, ma olen ikkagi selles mõttes mingites selle koha pealt nagu olema nagu võib-olla tõsine inimene, on ju, mulle huumor meeldib, väga meeldib, et igasugust nalja saab tehtud, on ju. Kui ma peaksin valima nagu tõsised pealkirja, mul on 2 pealkirja.
siis selline tõsine autobiograafia pealkiri, see hakkab mingi hetk mul meditatsioonides läbi käima, kummitama. Tuli selline väljend või pealkiri nagu enesearmastus läbi inimsuhete. Et see oleks võib-olla see, mis minu olemust hästi palju nagu kõnetaks pealkirjana. Ja teine pealkiri, mille peale ma siis mõtlesin, ma mäletan, ma olin vist äkki mingi selline 6., 7. klassis, ma ei tea, kuidagimoodi mulle sinna kanti see asi jääb. Ja ma läksin nagu üks päev, ma nägin und. Ja mul tekkis täiesti nagu kinnisidee. Nagu, mul tekkis kinnisidee selle kohta, et seal kosmose taga on kuskil mingi äär, mille taga on veel miskit. Järgmine äär. Ei, ma mul tekkis täpselt see tunne, et seal kosmose taga on kuskil mingi äär, millest ma näen, mis see päriselt on. Ja see nagu, see jäi mind nagu nii aastateks, nii pikalt nagu kummitama. Ja see on ka võib-olla see põhjus, miks ma nagu sellise nagu mingil määral deep mindsetiga nagu olen, või et selles mõttes, et mulle meeldib uudistada nagu ja vaadata, mis seal taga on, aga see oli juba 6., 7. klassis. Ja siis tollel ajal oli veel mingisugune jäätis, mingi selline nagu, ma ei tea, kas ta oli krossu või mis iganes, ta oli mingisugune. Ja tüübil oli mingi keep oli seljas, vaata nagu selles just. Ja ma kujutan ette, et ma olengi see nagu krossu, kes seal nagu selle keebiga niimoodi on ääre peale vaatab, et siin on veel midagi. Ehk siis, ma ei tea, krossu maailma serval või midagi sellist äkki või, et praegu hetkel tuleb midagi sellist, et ja see tegelikult see mõte, et seal taga on veel midagi, ei ole meil siiamaani lahti lasknud. Kuigi mõned aastad on mööda läinud. See Verontsu maailma serval lihtsalt. Näiteks, ja keebiga jah, selles mõttes, et sest kuidagimoodi mul on see tunne, et seal on alati veel midagi. Ikka sügavalt, et järgmine. Jah. Aga no see toobki täpselt kokku selle vaata. Ja ma lihtsalt hakkasin mõtlema selle peale, et see eile nagu kerkis mulle esile, et ma hakkasin ka mõtlema, et mis asi see siis on, vaata, et ja see kuidagi nagu kerkis mul üles, et mul tuli meelde, et see oli kuskil 6., 7. klassis, ma mäletan seda hetke nagu eilset päeva, kui mul oli see sisemine nagu äng, et mis mõttes ma ei saa teada, mis seal taga on. Mis on see võimalik, et ma ei näe seda või et ma ei jõua sinnani, on ju. Et ma mingi hetk tegin sellega nagu rahu, on ju, aga ikkagi mul on see tunne, et seal on veel midagi. Okei, aga nüüd, kui sul on nüüd võimalus küsida seda küsimust kellegi käest, ükskõik kelle käest, siis kelle käest sa küsiksid seda? No väidetavalt pidi olema seal see valge ürbiga vend seal kuskil nagu üleval, on ju, et kas ta on või ei ole, isiklikult pole näinud, ei tea. Aga kui mul oleks võimalik küsida, siis ma küsiks küll, et nagu, mis see point on? Et miks on asjad nii, nagu nad on? Või et miks elu toimib nii, nagu ta toimib? Või et ta näiteks vähemalt nagu zoomiks välja mulle selle mingisugused nagu seosed ja loogikad ja selle struktuuri, mis siin siis on ju, et need asjad ei saa olla juhuslikud ju, on ju, et kõik on kuidagi moodi omavahel üksteisega nagu seotud, on ju, et kui ta seal on ju, selles mõttes, siis ma tema käest küsikski, et näita mulle seda pointi nagu selles mõttes, et jah, seal peab olema midagi. Ja peab olema midagi. Ma ei saa sellest nagu lahti, nii on. Aga kui seal näiteks tekib see vastus, et siin ei olegi pointi, siin on lihtsalt, et ma panin natukene inimesi või siis tegelikult juba ammusest ajast ökosüsteemi lihtsalt ja vaatasin, kuidas ta hakkab ise looma ennast.
ja see struktuur ja kõik need piirid on me ise enda loodud. Ja siis ta lihtsalt vaatab, et kuidas me toimetame. Ok. No aga mis ma siis üle jääb nagu selles mõttes, et siis ma võtan selle info ja toimetame edasi, et siis ma lähen sinna tagasi, mis ma nagu ennem ütlesin, et kõik on meie enda kätes, on ju. Jah, on ju. Et jah, selles mõttes siis ma saan veel rohkem kinnitust sellele, et kõik on enda kätes, on ju. Jah. Või siis võtad selle keebipäevad peale ja siis lendad temast mööda ja vaatad. Äkki on meil midagi uus. Nojah. Mul ikkagi silme ees on jah, et seal on see äär kuskilt, kus nagu see nagu mingi teine maailm hakkab, on ju. No kindlasti, ma loodan, et siis leiad selle küsimusele vastuse. Ma loodan, et ma liiga palju sinna aega ei raiska, sest muidu ma nagu kasutan väga palju energiat sinna ära. Ja. Et ta tuleks lihtsalt loomulikult. Jah. Väga hea. Tuleme sulle viimase küsimuse juurde, et mis on sinu jaoks sisemine rahu või siis ka sisemine õnn või siis nad võib-olla on eraldi mõlemad? Ma viimaste nagu aastate valguses nagu selles mõttes, mis on toonud mulle endale isiklikult kõige rohkem sisemist rahulolu on see, et kui ma olen saanud ja kui ma olen autentselt mina ise kõikide oma plusside, miinuste, krutskitega, kus ma olen nähtud, kuuldud sellisena, nagu ma olen ja ma ei ole nagu seetõttu kellegi poolt nagu eemale tõugatud või välja visatud või et see iseendaks olemise nagu mõte seal taga. Sest ma olen lihtsalt iseennast nagu niivõrd palju aastate jooksul maha surunud. Äkki ma olen liiga palju, äkki ma olen liiga emotsionaalne, äkki ma nõuan liiga palju asju või et äkki minu baasvajadused või soovid ja tahtmised, et need on liiga nagu suured, on ju. Et ja sobitudes ja kohandades ennast väga paljude inimeste ja olukordadega, siis ma nagu järjest rohkem tajun seda, et ise olla see, kes ma olen. Et see on see, mis mulle seda sisemist rahulolu kõige rohkem nagu juurde tekitab nagu. Et ja et ma nagu ja see õnnetunne käib tegelikult sellega nagu üsna nagu kaasa nagu selles mõttes, et kui ma olen mina ise, kui ma olen see, kes ma nagu tegelikult autentselt olen igas hetkes nagu, see ei tähenda seda, et ma suvalisel hetkel kuskil karjuma hakkan, on ju, või et ma hakkan nagu ilgelt nagu bravuuritsema, on ju, vaid pigem kui see nagu tuleb sellises mõõdukas heatahtliku vormina minu seest välja, siis ka sellega tegelikult kaasneb see õnnetunne, on ju, et olles mina ise, mõeldes, et ma ei pea kellegi jaoks kuidagi muud ennast nagu kohandama või tegema, on ju, et ja samas ma võtan ka teisi inimesi siis sellisena, nagu nad on ju. Et ma arvan, et see on see, kuhu ma nagu täna nagu jõudnud olen, et ma väikselt niimoodi näpuotsaga juba nagu katsetan seda, nagu proovin seda nagu elu, on ju, et kuidas siis on ju, et seista iseenda vajaduste ja mõtete ja tunnete eest, on ju. Ja vaikselt nagu see sisemine rahulolu ikkagi nagu ligi hiilib ja on püsima ka jäänud rohkem kui kunagi varem. Et see on see, mida ma mõtlen, et jah. Väga ilus. See on samm-sammult. Just. Lähemal iseendale ja enda aktsepteerimisele. Ja tegelikult ma saan aru, et meil ei ole plusse ja miinuseid, millest oleme meie. Just, selles mõttes lihtsalt nagu ühiskondlikult meile nagu keegi on öelnud, on ju, et see on pluss ja see on miinus, on ju, et aga jaa, ma ütlen, et mida autentsemalt ja me julgeme kõike seda kogeda, mis meie sees on ju, et siis see kuidagi kõnetab mind ja see mulle meeldib. Aitäh sulle, Veronika. Aga palun. Jagamast väga siiralt ja väga avameelselt oma
elavat iseloomu. Elavand on küll, jah. Kujuta ette, mis elu veel mul peas käib nagu selles mõttes. Väga hea. Ja sa seda ka jagasid meile veidi, mis seal toimub. Absoluutselt. Ja aitäh teile, head kuulajad, et olite meiega selles 5. episoodis. Taaskord, kui te tajusite ära või tundsite meie vestluses kuidagi kas puudutatuna või tundsid selle teema ära ja teil tekib soov meil biofeedback teraapiat proovida, siis meie uksed on alati avatud. Rohkem infot leiab meie kodulehel lifekeskus.ee. Saab meid jälgida ka Instagramis ja Facebookis lifekeskus.ee täpselt samamoodi. Seniks aga järgmises saates on meil siis külas juba ka uus terapeut, seega peatse kohtumiseni. Hoidke ennast, hoidke oma lähedasi ja võtke aeg ka vahevälis endal. Absoluutselt. Aitäh, kohtumiseni.